liidu liikmed soovisid. Tuli kuskilt selline sisend ja siis üldkoosolekul otsustati, et teeme ja et kõik saavad osaleda. Kõik Tartu Kunstnike Liidu liikmed saavad osaleda näitusel ja siis ma täpselt ei teagi, kuidas see niimoodi jõudis, aga ühesõnaga tuli kuskilt sisend liikmetelt ja siis pandi eelmisel aastal hääletusele ja enamus otsustas ja nüüd siin me oleme. Põhiidee on see, et kõik Kunstnike Liidu liikmed saavad osaleda, kes annavad sellest teada. Ja et ei tuleks liiga selline, kuidas ma ütlen siis, et ei tuleks liiga määramatu see näitus, siis oli soov, et kuidagi seda määratada mingil moel. Ja siis Stella mõttus tuli ideega, et aga kunstnikud on sellised omaette nokitsejad, üksinda nokitsejad oma ateljees või et paneme nad siis kuidagi paari või mitte sunniviisiliselt, aga lihtsalt anname neile võimaluse leida omale paariline ja siis kuidagi nende kunstnike dialoogi tekitada. Et siin on näha ka, et osad on nagu rohkem vaeva näinud, osad pole üldse vaeva näinud. Et osadel on nagu dialoog täiesti töötab. Ehk et on näha, et nad on siis ikkagi ongi käinud koos oma ateljeedes, külastanud üksteist, rääkinud üksteisega ja siis see tingimus oli siis, et vanusevahe võiks olla 15 aastat. Alguses meil seal käis läbi selles organiseerijate grupist, et teeme suurema 20 ja 25, aga siis me vaatasime, et ei tule välja, et siis mõned jäävad üldse välja. Aga nüüd on 104 kunstnikku, see on küll vähem või natuke rohkem kui pooled, aga nii ta on, et kui muidu oleks, kui oleks olnud selline näitus, et igaüks toob ühe teose näiteks, oletame, siis ma ei kujuta ette, et kui mitte mingid piiranguid ei oleks, sest kuna žüriid ei ole, keegi ei vali, me tegelikult valisime, me andsime võimaluse tuua 2 teost ja me valisime ühe välja, sest ruumi on ju vähe. Et samas jällegi teisest küljest on hea, et nii vähe kunstnikke tuli, kui päris aus olla, sest et me saime piisavalt, mõnes ruumis on natukene tihedalt koos, aga siin ka see üks nurk on natuke, aga siin saalis on täitsa timm, et täitsa hästi. Et lihtsalt et kuidagi niimoodi kujunes. Aga jah, et kui oleks ilma igasuguse ala, teeme kevadnäituse, eks ju, ja kõik saadavad teose ilma žüriita, sellepärast, et kuna baas oli see, et kõik saavad näitusele. Ei ole nagu Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus, kus on ka samamoodi žürii. Et ilma žüriita näitus on, küsitav alati ja ma ei tea, loodan, et seda Tartu kunstimaja seda, ütleme siis taset nüüd alla ei tõmba. Kahjuks ma pean nii kriitiline olema, sellepärast, et see on paratamatu. Kui on ilma žüriita näitus, siis ma võin tuua oma ju esimese semestri töö ja keegi ei saa öelda, et sa ei saa tuua. See oli mu ainuke töö, ma olen liidu liige. Toon oma mingi katsetuse, toon oma mingisuguse, ma ei tea. Et siis saab vaadata siis seda enesekriitikat ka, kunstnike enesekriitikat, et kui kriitilised nad oma tööde vastu on, suhtes on. Austes mul on ka omal hea töö. Oletame, et kui see näitus jätkub, et siis ma arvan, et 3 aastaga sama formaat, kus otsime paarilist, see ammendab ära ja et võiks olla mingi vaheldus. Ilma žüriita näitus mina ei soovitaks ja mina olin selle vastu ja ausalt öeldes ma ei tea, kõik need, miks me seda tegime seda, et kuidagi seda kvaliteeti paremaks saada või et mingisugunegi ja sellepärast ka me ütlesime, et üks töö saadki 2, et siis üks töö saab, et vähemalt mingisugunegi me saame mingilgi moel nagu seda kuidagi nagu valida, et muidu jah, nagu ma mainisin, et muidu oleks nagu täiesti ohomamatu või seal ei ole midagi.
mitte, ma ei taha öelda, et nagu kõik on sitad tööd, vaid lihtsalt, et see paratamatult nii on, et noh, ma tean ise omast käest, et see noh, sul on need tähtajad ja siis okei, no ma ikka osalen ja siis võtad, no mis mul on ja seda ma pole näidanud, ma näitan seda, eks ju. Aga noh, samas on see, et ju noh, kõik tegelikult ei kannata päevavalgust, olgem ausad, et noh, et kui teeks siis nagu katsetuste näitused, teeme Tartu Kunstnike Liidu katsetuste kevadnäitus, et see on nagu teine asi, eks ju. Aga see nagu valmis töötood, mis tegelikult on nagu no ühesõnaga. Üldine foon on see, et see loodetavasti on see esimene ja viimane Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus. Aga ei, üks külastaja vaatab ja annab oma hinnangu, et ega ju noh, me ei tea, võib-olla on super hea, võib-olla seda külastaja tahabki sellist näitust, ma ei tea, noh. Ta natuke on sellist aastanäituse vibe'i ausalt öeldes, kui päris aus olla, lihtsalt on ainult Kunstnike Liidu kunstnike näitus, et aga noh, ma ei tea, võib-olla jah, järgmine aasta tahavad kõik osaleda, tuleb siin 200 kunstnikku ja puupüsti täis ja peame 3 seina panema ja igasse ruumi ja et noh, tuleb nagu siuke salongi galerii näitus, kus on nagu need, no nagu meil oksjon on, eks ju, et oksjoni näitus, kui on 3 reas ja kõik tahavad osaleda suurte teostega, 2-meetriste teostega. Aga no ma ei tea, eks me ju saame selles mõttes, et avamine, siis on kõik, loodan, enamus kunstnikud on kohal, on ka teised, kes ei osalenud ja siis me saame ju kohe ju selle tagasiside põhimõtteliselt ja üldkoosolek on ju kohe järgmine nädal, et kõik liidu liikmed saavad otsustada, et mis nad siis tegelikult arvavad sellest, kas tuli välja või tuld välja või, sest me ju ei tea, mis ta oleks teises formaadis või ilma formaadita olnud, et noh, ma olin alguses skeptiline, ma olen siiamaani skeptiline ja noh, et öeldakse, et töö on tellija materjalist ja üritasime teha parimat saia jahust, mis anti. No. Et mis see jahu kvaliteet on, et eks ta siis ütlete, et kas maitseb või maitseb.